Tere hommikust! Siin on kombeks, et pannakse välja mõni raamat, enne kui siis hakatakse rääkima. Mina panin ka, see on Scola bioteoreetika aastast 1993, mitmekesisuse teooria, et selle sessiooniga hästi seotud. Ja tegelikult minu selline natukene sarnane liigifondi teemaline ettekanne toimus ka siis 1993. aastal ja siin on teesid ilmunud, et mõneti kummaline, et selline ajaringkäik, et kas ma olen jäänud vanasse aega kinni või on tal siiani siis mingisugune tähendus. No siin on ka kombeks rääkida, et kuidas sellised asjad sünnivad, et mina olin tudeng, õppisin Uppsalas tollal, sattusin seal Kaleviga kokku ja Kalev ütles, et kuule, tule räägi. No nii need asjad ju alati juhtuvad. Elurikkus on ju selline, mida me enam teame ja tunneme, võime kokku lugeda liike või siis erinevaid talitluste hulkasid või geene, ka evolutsiooni puuharusid. Ja sellel on selline meie olemusel, meie ökosüsteemidele väga suur tähtsus ja ilmselt on üks väheseid selliseid ökoloogide hulgas konsensuslikke arvamusi, aga see on, et elurikkus on oluline ökosüsteemide heaks toimimiseks, nende stabiilsuseks ja siit me jõuame edasi, et see on siis loomulikult oluline, et ka meil oleks elukeskkond, et inimesel oleks heaolu, elurikkus annab sellele hulga aspekte kaasa ja kaasa arvatud ka näiteks inimese tervis. Lõpuks jõuan võib-olla siis holobiondi mõisteni, et ka meie oleme osast elurikkusest, et me ei ole niimoodi ise üksikud indiviidid, vaid me oleme kõndivad ökosüsteemid ja meil on elurikkus. Ja seega siis selline elurikkus on selle keskne teema, millest me tahame rohkem aru saada. Liigifondi käsitlus elurikkuses on mõte, et kui me elurikkust määrame, me oleme tohutult vaeva näinud, et see välja mõõta. Näiteks, mida järjest rohkem kasutatakse, on see keskkonna DNA. Me saamegi aru, saame teada, palju inimese sees on elurikkust enamasti DNA abil. Ja liigifond vaatab sellest uuritavast objektist, uuritavast alast või uuritavast mingisugusest süsteemist veidi kaugemale. See oleks siis liikide või muude taksonite kogum, võib ka mingi funktsioonide talitluste kogum, mis teoreetiliselt võiks meie siis uurimisala asustada. Minu taust on taimeökoloogiasse uurimisala, aga see võib olla ka üks organism, see võib olla mingi veetilk, mida iganes. Ja tume elurikkus on sellega tihedalt seotud teema, mille me oleme toonud siia teadusesse. Öeldakse, et seal on palju terminid, ärge tooge enam terminid, aga see on uurimisalalt puudu olevad liigid, mis oma elupaiga eelistuselt sinna võiksid sobida ja on ka ümbruskonnas olemas, mis tähendab, nad teoreetiliselt võivad ka sinna levida. Selle mõiste pakkusime välja 2011. aastal ja see põhjus oli selleks, et nagu siin on räägitud geeni ja muude epigeneetikaga, et see liigifondi termin läks niimoodi lappama. Hakati kasutama väga erinevalt, väga tihti kasutati lihtsalt mingisuguse suure regiooni liikide arv ja jäeti ära see oluline aspekt, et elupaiga eelistused sinna sobivad ja selles mõttes selline liigifondi teoreetiline kontseptsioon kuidagi hägustus niivõrra ära, et me leidsime, et on seda tumeda elurikkuse terminit tarvis. Kui me vaatame nüüd tagasi ajalukku, siis ma leidsin, et tegelikult liigifondi teooria on veel vanem kui 50 aastat, aga eks ta 50 aasta jooksul on elurikkuse mõistmist väga mõjutanud ja selleks aastaks, nii palju kui mina tean, kui keegi teab varasemat aastat, andku mulle teada, terminit liigifond, inglise keeles species pool, kasutati esimest korda 1963. aastal, kui Robert MacArthur ja Edward Wilson avaldasid esimest korda oma selle kuulsa saarte elurikkuse tasakaalu teooria. See on siis see teooria, kus saare peale liikide saabumise ja väljasuremise määr, kui palju neid liike näiteks aastas või aastakümnes juurde tuleb,
seostati sellega, kui palju seal saarel juba praegu liike olemas on. Ja ilmselt selline graafik on nüüd igas ökoloogia, igas biogeograafia õpikus ja igas ökoloogia kursuses üle terve maailma. Uute liikide saabumine on suur, kui saarel üldse liike ei ole, näiteks saar on just tekkinud, sest iga uus isend, kes juhtub seal üle vee kohale tulema, paneb aluse uuele liigile. See on olemas, muidugi tuleb neid isendeid peab olema piisavalt palju, et populatsioon oleks püsiv. Ja kui siis aja jooksul liike tuleb juurde, siis on kõik liigid kohal ja isendid võib juurde tulla, aga liikide arv ei suurene. See liikide saabumine jõuab nulli. Liikide väljasuremine on siis teistpidine, et kui liike üldse ei ole, siis ühtegi liike välja surra ei saa. Kui liike on saarel juba palju, siis tõenäosus, et mõni on selline väikese populatsiooniga, mõni konkureeritakse välja võib-olla kuidagi, et see liikide väljasuremise määr suureneb. Ja selle saarte elurikkuse tasakaalu teooria selline revolutsioon võib-olla ökoloogias oligi, et elurikkust ei vaadatud mitte sellise konstantse kuidagi olemasoleva numbrina, et need liigid on seal ja loeme nad kokku, vaid liikide pidevat tuleku ja minekuga. No siin oli ka varem juttu, kuidas rakud tulevad ja lähevad ja elurikkusega on samamoodi. See elurikkus siis saarel on tasakaalupunkt, kus siis liikide saabumine ja väljasuremine omavahel ristuvad. Ja see elurikkus ongi siis see tasakaalupunktina, see on see vaadeldav elurikkus, mis seal olemas on. Nüüd tegelikult selles samas artiklis oli neil veel see üks oluline punkt ja see jäi ökoloogias tihti tähelepanuta, see oli P ja see tähistas seda, kui palju siin üldse liike võib tulla, seda nimetatigi liigifondiks ja seda parameetrit ei see jäi kuidagi tähelepanu alt välja, aga ometi, kui see P oleks siin eespool või oleks tagapool, siis sellest sõltub väga palju ka elurikkus. Vaadati, kuidas liikide väljasuremine ja saabumine on sõltud seal isolatsioonist ja saare suurusest, aga see P jäi tasakaalust välja. No tegelikult see tume elurikkus, kui me nüüd vaatame, ongi siis see teine pool. Nüüd ma ütlesin, et see liigifondi termin läks niimoodi väga laiaks. See on ilmselt paratamatu teaduses, et mingid terminid hakkavad evolutsioneeruma ja neil tekivad erinevad tähendused, aga algne tähendus, nagu MacArthur ja Wilson seda liigifondi vaatles, oli asukohale eriomane liigifond. Sellepärast, et me seni, kuni ei ole kõik liigid kohal, on meil mingi tõenäosus, isegi väike tõenäosus, et uusi liike tuleb juurde. Seega on vaadeldud selle liigifondina, see oli defineeritud kui mandril olevat liikide hulk, aga tegelikult mingisugust eriomast, asukohale eriomast alamhulka, ilmselt need, kes siis saarel saavad elada. Kujutame ette, et saar on mingisugune madal liivane laik ja mandri peal on kõrgmäed ja sood, siis need soode ja kõrgmägede liigid ei tohiks selle liigifondi hulgas olla või neil ei ole tähtsus selle mudeli juures. No, seejärel leiti, et see liigifond on tõesti laiaks läinud terminina, kasutatakse filtreeritud liigifond, siis ongi see asukohale eriomane ja filtreerimata, mis on siis umbes kõik mingisuguses laiemas piirkonnas olev liikide arv. Nii, jätame siis selle alguspunkti 1963 siia ka veel mällu ja läheme selle tumeda elurikkuse ja asukohale eriomase liigifondiga edasi ja tegelikult siis ongi tume elurikkus on asukohale eriomase liigifondi puuduv osa ja lihtsalt kuna see sama termin, et asukohale eriomase liigifondi puuduv osa tundus liiga pikk, me leidsime, et tume elurikkus on võib-olla selline viis, kuidas seda, mida me tegelikult kõige rohkem uurime, nimetada ja kuidas võib-olla seda algset liigifondi mõtet, nagu MacArthur ja Wilson selle panid, aga jäi tähelepanuta selle uuesti fookusesse tuua. Liigifond on ka enamasti uuritud kuidagi nagu ülalt alla, see nagu regiooni mingisugune parameeter, et mis liigid on regioonis olemas ja siis hakatakse mõtlema, et kuidas kuhu nad lähevad, kuhu nad sobivad, aga see tumeda elurikkuse käsitlus on pigem selline alt üles, see on pigem see, et meil on uuritav koht, mille elurikkust me tahame uurida ja siis me küsime, et aga kes on siit puudu?
millised liigid siin on meil puudu, kes meil võiks olla olemas. Et ta pigem lähtub sellisest konkreetsest enda uurimisalast ja ma arvan, et see tume elurikkus on pigem selline ruumiskaalasid ühendav vaade ja see on küll teoreetiliselt bioloogia kevadkool, aga ma alati olen kuidagi selle metoodika, selle oluliseks pannud siin selles rohelises raamatukeses, mul oli ka metoodiline artikkel pigem, et koos metoodiliste lahendustega. Tumedat elurikkust on nagu mõistlik vaadelda hägusa hulgaga, see tähendab, et need puudu olevad liigid, kes on kusagil olemas, näiteks seal mandri peal, et mõni sobib rohkem ja mõni sobib vähem. Et me ei saa nagu välja lugeda, et sina, et teie olete nüüd liigifondis ja ülejäänud ei ole. Mõni on rohkem, mõni on vähem, aga õnneks on nagu matemaatika on olemas sellise tõenäosusliku lähenemise jaoks, et me saame panna osadele liikidele väga kõrge tõenäosus, väga paljudele väga madala ja osad on seal siis vahepeal. Ja kui me need tõenäosused summeerime, siis me saame ka hinnangu, kui suur see tume elurikkus on, et see pigem kasutab rohkem informatsiooni, et see on, kuidas siis tänapäeva teooria seda kasutab. Ja mis veel võib-olla on selline minu meelest oluline, et tume elurikkus on selle vaadeldud elurikkuse, uuritud, kirja pandud, välja kuidagi arvutatud või segveneeritud elurikkuse võrdväärne vastand ja me saame seda vaadelda ükskõik millise objekti kohta, me võime leida tumeda elurikkuse mingi taime koosluse kohta, võime leida kogu Eesti kohta, Euroopa kohta, ma ei tea, kas kogu maailma kohta saab, aga võib-olla teoreetiliselt saab. Nüüd elurikkuse teooriale ja võib-olla isegi rohkem praktikale on kasulik see, et lisaks sellele vaadeldud elurikkusele on meil siis rohkem parameetreid, mis toovad meile mingisugust informatsiooni. Üks on siis tume elurikkus, et millised liigid on puudu. Kui me mõtleme, et näiteks meil on tööleping ja tööandja on meile maksnud osa palgas, siis see puuduv osa on meil nagu rohkem meile, isegi kui see ei ole nii suur, et see on õigus, meil on õigustatud seda saada ja samamoodi me võime küsida, et aga miks neid liike, mis peaksid siia sobima, miks neid ei ole. Ja loomulikult, kui me vaadeldud elurikkuse saame kätte, tumedat elurikkust me vaadelda ei saa, me peame seda hindama kuidagi. Me meetodite juurde jõuame, siis see asukohale eriomane liigifond on selline väga, see on umbes nagu siis meie lepingus olev palgamäär, mis on ka selline väga oluline asi, et on suurema ja väiksema liigifondiga kohti. Ja mis võib-olla on selline veel oluline mõõdik, on see suhteline elurikkus, kui palju seda liigifond on realiseerunud ja üks võimalus on seda siis võtelda loogsuhtena vaadeldud elurikkuse ja tume elurikkuse vahel või eks see ole logistiline transformatsioon, kui palju liigifond on realiseerunud, kui see asukohale eriomane liigifond on realiseerunud ja see näitab siis kohalikku elurikkust, nii et liigifondi mõju on maha arvestatud. Siin võib öelda, et inimestel on suurepalgalised ja väiksed palgalised, me tahame teada, mitu protsenti ta kulutab näiteks toidule ja siis me saame teha mingisuguseid selliseid täpsemaid uuringuid, saame võrrelda elurikkust erinevates kohtades. Ja siin on ükski näide, kuidas me seda elurikkust saame erinevates kohtades võrrelda, mingi keskkonnategur, näiteks kui palju metsikut loodust on erinevates kohtades ja vaatame siis liikide arvu ja kui me vaatame ainult seda vaadeldud elurikkust, heledat posti, see käib üles-alla, samamoodi tume elurikkus, need kaks koos on siis see asukohale eriomane liigifond, sellepärast et evolutsiooniline ajalugu lihtsalt on tootnud erinevatele kohtadele erineva hulga liike ja me ei saa nagu seda keskkonnateguri mõju otse kätte, näiteks kui palju loodust on. Aga kui me arvutame koosluse täielikkuse, põhimõtteliselt selle heleda ja tumeda posti suhte, siis me võime leida elurikkuse seoseid, mis on hästi olulised, aga mis on muidu ära peidetud meie kohta, kuna see liigifond varieerub mingitel ajaloolistel põhjustel. Liigifondi omaksvõtt ökoloogias läks vaevaliselt, nagu ikkagi, kuigi see juba 63 oli siis ilmunud, enamus elurikkuse selliseid teooriaid hakkas uurima konkurentsi. Me teame, et kui me rohime mingit peenralt, siis
mis järgi jääb, see kasvab paremini, konkurents on kindlasti olemas, aga kui palju ta tegelikes kooslustes nagu tõrjub välja teisi liike, see on nüüd teine küsimus ja teoreetiliselt Gausse reegli järgi peaksid sarnased liigid üksteist välja tõrjuma, ometi me näeme väga palju sarnaseid liike koos eksisteerimas, et mõneti jooksis elurikkuse uuring sellise konkurentsi alusel tupikusse, et see võis kirjeldada ühte ala, aga sellist üldisemat pilti ei andnud. Ja nüüd, kui liigifondi selline mõiste ja mõte tuli elurikkuse varieeruvustes sisse, esimene aasta võiks olla 87, kui Robert Ricklefs leidis, et väikseskaalaline elurikkus on väga tihti lineaarselt seotud regioonis oleva elurikkusega, mis tähendab seda, et need on ilmselt sellised küllastumata kooslused, et mingi konkurents seal väga ei limiteeri ja regionaalsed protsessid, et need, mis määravad liigifonde, tegelikult seletavad väga palju ka lokaalsest elurikkusest, mida me tahame siis kaitsta või mis on meile kuidagi oluline, annavad meile ökosüsteemi protsessi ja teenuseid. Aga siin on oluline see, et jälle tuleb seda asukohale eriomast liigifondi vaadelda, sest kui me vaatleme nagu Eestit, et meil on Eesti loodus on väga mitmekesine, kui me võtame näiteks, kui palju on meil mingisuguses taimekoosluses liike, kui me võtame juba mingid ümbrused, meil tulevad teised taimekooslused, need liigid, kes sinna ei sobi ja siis me jõuame sellisesse justkui seosesse, et elurikkus regioonis suureneb, aga lokaalselt ta ei suurene, sellepärast kõik need enamus juurde tulevaid liike regioonis on ökoloogiliselt sobimatud meie uuritavale alale. Seda Ricklefs tollal veel ei käsitlenud, tema töötas Ameerikas, seal ongi väga ühetaolised kooslused, preeriad sõidad terve päeva on ikka preeria või käid päeva on ikkagi boreaalne mets, et lihtsalt ilmselt oli see mõttemaailm teistmoodi. Liigifondi hüpotees, nii nagu see asukohale eriomaselt on vast kõige esmalt defineeriti 90. aastal, kui leiti, et taimede liigirikkuse vähenemine produktiivsusega ei ole mitte seotud konkurentsiga, vaid väikse liigifondiga, kuna ilmselt produktiivsed alad on olnud evolutsioonilises ajaloos vähemuses. Edasi 92 Martin Soobel leidis, et liigifondi defineerivad protsessid on regionaalregioonide vaheline levimine, biogeograafiline levimine ja liigi teke. Uwe Erikson leidis, et defineeris nagu üldise sõnastuse liigifondi hüpoteesis, aga lõpetas, et kahtlen, kas seda kunagi määratleda saab. Mida tudeng teeb, kui ta loeb sellist asja, siis ta leiab meetodi, kuidas siis Uwe Erikson oli Stockholmi professor. Kuidas leida? Ma kirjutasin, et kasutame Ellenbergi väärtarve. Ellenberg, saksa teadlane Heinz Ellenberg on pannud Kesk-Euroopa taimeliikidele teatud keskkonnategurite osas mingisugused numbrid, et kas ta tahab siis kuiva või niisket mulda, tahab ta valget kasvukohta või varjulist ja nii edasi. Mõtlesin, et aga kombineerime, valime selle informatsiooni alusel välja, millised liigid kuhugile sobivad ja 96. aastal oli ka siis esimene töö, kus me Eesti taimekooslustele, siin need numbrikesed on Eesti taimekooslused, leidsime asukohale eriomase liigifondi, Eesti floorast noppisime Ellenbergi numbrite järgi liigid välja ja siis vaadeldud elurikkus oli sellega üsna hästi korreleeritud. See on siis laelatu puisnit on seal üleval, mingisugused rabad ja liivikud on siin all. Kuidas veel see liigifondi teooria niimoodi ökoloogias kanda kinnitas, oli see, et küsimus, kas elurikkus piiravad levimine või siis lokaalsed nišid ja see konkurents seal, tehti külvikatseid. Külvati seemneid juurde ja leiti, et elurikkus väga tihti suurenes pikaks ajaks, et järelikult ikkagi see levimine on suur mure. Aga põhimõtteliselt siin ka see on väga banaalne on, et asukohale sobivad liigid on edukamad, aga see külvikatse on hea asi, millega me saame tumeda elurikkuse meetodeid testida, et kas nad töötavad. Siis me peame tumedat elurikkust hindama, me ei saa seda mõõtma minna. Samuti on leidnud elurikkuse seoseid. Kui me näiteks uurime, kuidas maailma eri punktides on elurikkus seotud mõne keskkonna teguriga, näiteks läheme
saadame ekspeditsioonid välja, nad mõõdavad erinevates kohtades elurikkuse ja mõõdavad seal näiteks mulla happesust, mulla pH-d ja vaatavad, kuidas need seosed välja näevad. Siis kui see keskkonnategur ja vaadeldud elurikkus on mingites piirkondades ühtepidi ja teistes piirkondades teistpidi, siis järelikult ei saa see seos olla määratud koosluse sees olevatest protsessidest, mingist konkurentsist või füsioloogiast, vaid pigem just liigifondist, mis on ajaloolistel põhjustel erinevatesse kohtadesse arenenud ja üks esimene minu selline empiiriline töö oli siis taimede elurikkusest ja mulla pH-st. Meil on see alati positiivne, aga siis troopikas näiteks on see seos hoopis teistpidi, Austraalias ka teistpidi, kuna seal ei ole olnud aluselisi muldi palju ja liigiteke on tootnud palju liike just happelistele muldadele. No milliste teiste teooriatega see liigifond ja tumeda elurikkus võiks veel suhestuda? No üks selline kuulus elurikkuse teooria on alfa, beta, gamma mitmekesisus Robert Whittakerilt. Vaadeldud elurikkus ongi see sama alfa mitmekesisus mingil alal, piiritletud alal, kirja pandud liikide hulk, enamasti arvatakse suhteliselt homogeenne ala ja gamma elurikkus on siis mingisuguse pikema, suurema piirkonna elurikkus, enamasti on seal siis juba erinevad elupaigad, erinevad keskkonnatingimused ja see beta peaks olema seal kuidagi vahel. Ja nüüd enne kui me beta juurde läheme, siis me paneme siia ka selle asukohale eriomase liigifondi, see on siis regionaalsest elurikkusest alamhulk, ainult sobivad, ökoloogiliselt sobivad ja tume elurikkus on siis see nool siin, nii palju kui palju ei ole kohal, aga sobiks siia kohale. Ja beta minu arusaamist järgi oleks siis see, mis siis ei ole liigifondis, aga selle sama kohta, aga on seal regioonis olemas, aga seda on ka kolleegid leidnud, et seda võiks nimetada strukturaalseks beetaks. Beetaga juhtus sama asi, et seda käsitletakse väga erinevalt ökoloogias. Strukturaalne beeta oleks just see elurikkuse varieeruvus siis eri kohtades. Ja ma arvan, et liigifondi ja tumeda elurikkuse käsitlused täiendavad seda alfa, beta, gamma mitmekesisuse kontseptsiooni. No kuidas seda tumedat elurikkust leida? Seal on mõned sellised head, üks viis on ikkagi eksperdi käest küsida. Läheme inimese juurde, ütleme, et meil on salumets, ütle, et kas see liik sobib salumetsa või mitte ja eksperdil on kogemus, ta ütleb selle järgi ära. No teiseks on teha liikide elupaiga eelistuse mudeleid või kasutada andmebaase, nii samamoodi kasutasin Ellenbergi andmebaasi, kus oli siis elupaiga eelistusi kirjeldatud, aga mis nüüd järjest rohkem nagu me nüüd kasutame, on vaadeldud elurikkuse käest küsimine. See on umbes nagu õpetaja tuleb klassi ja küsib, et kes on puudu. Ja need, kes on olemas, see teavad, et see on puudu ja see on puudu ja me kasutame liikide koos esinemise analüüse. Ja nüüd öeldakse, et need andmebaasid muudkui kasvavad, andmemahud kasvavad. Me saame tumedasse elurikkuse panna need liigid, mis mujal elavad suure tõenäosusega kõrvuti juba leitud liikidega ja meil on niisugune matemaatilised meetodid selle jaoks, hüpergeomeetriline jaotus on siin mängus ja see tundub töötavat päris hästi ka nende organismide puhul, keda me ei tunne nii hästi, näiteks bakterid ja seened. Seega siis see vaadeldud elurikkus, tume elurikkus, koosluse täielikus liigifond annab täielikuma pildi looduse kaitsmisel, mõistmisel, taastamisel, globaalmuutuste jälgimisel ja me saame ka küsida mitte kui palju on puudu, vaid ka kes on puudu just. Ja vaatame siis, mis siis tulevikus võiks tulla. Ma panin siia need aastaarvud, mida siin varem slaididel kasutasime. No, teooria kohta ma tõesti ausalt öelnud ei tea, kuidas teooria arengut ette näha ilmselt ei saa. Metoodikaid kindlasti arenevad, need samad suurandmed, sekveneeritakse keskkonnast palju ja igas proovis on ju need koos esinemised olemas. See tuleb massiliselt juurde ja kuidas seda siis väga targalt sealt seda infot välja saada, kuidas õpetada masin eksperdiks. No meil on masinõppe on üks ilmselt viis, mida me ei ole veel praktikas kasutanud, aga mõtteid on. Ja kindlasti rohkem rakendusi. No see rohemeetri rakendus, mis me tegime, hindas elurikkuse sobiliku erinevatesse maastikutesse, on ka selle
tumeda elurikkuse käsitlusega seotud. No loomulikult meil tekivad uued ökosüsteemid, me saame mõelda, et kui palju muutuvad liigifondid, kui palju muutub siis olemasolev vaadeldud ja tumeda elurikkuse suhe. Võõrliikidega saame seda kasutada, kui me teame, millised võõrliigid on tumedas elurikkuses ja võivad tulla, me saame valmistada ette juba. Me õpime nad ära, kõigepealt tunneme nad ära ja siis enne, kui nad laiutama hakkavad, saame vast piiri ette panna. Ja vaadata näiteks ka, kuidas inimene kui holobiont, kas meie täielikkus on olulisem kui lihtsalt elurikkus. See on üks küsimus, mida ma tahaks kunagi teada saada. Aitäh! Aitäh, Meelis. Kas on saalist küsimusi? Maarjal oli vist kõige esimene. Aitäh, Meelis. Millal saavad uutest ökosüsteemidest vanad ökosüsteemid? Et ühel hetkel on meil see, et mingid uued ökosüsteemid on väga liigirikkad, me ütleme, et tegelikkuses need liigid on valed, nad ei sobi sinna, aeg läheb mööda, nad, ma ei tea, leiavad sobivuse või osa neist leiab. Ma arvan, see on meie enda defineerida, millal uued saavad vanad. Sama asi on võõrliikidega, kas me rukki lille peaksime võõrliigiks lugema või mitte. Kõik liigid enamalt Eesti kohale tulid viimase 10 000 aasta jooksul, et selles mõttes pikas ajaskaalas on kõik võõrliigid. Et ma arvan, et pigem on võib-olla see uued ökosüsteemid see, et kas nad on kuidagi hakkavad laiutama mingisugust väärtuslikku asja ära võtma, on nad vaesemad, hakkavad mõned liigid välja surema, et lihtsalt, aga uued ökosüsteemid on need, mida ei ole varem koos olnud võõrliikidega, uued keskkonnatingimused. Hästi kiire küsimus. Ota. Et kas seda tumedat elurikkust võiks seda käsitleda ka evolutsioonilises skaalas? Et ühelt poolt, eks ole, et uued kujunevad, need eks ole, ei ole veel jõudnud maailmas levida või teistpidi, eks ole, tume elurikkus, võtame selle jääaja mõju, eks ole, et Ameerikas ja Kaug-Idas on olemas teatavad liigirühmad, Euroopas jääajal surid välja. Jah, skaalade, ruumi-ajaskaalade küsimus, et praeguses definitsioonis need liigid peaksid kusagil olemas olema. See tume elurikkus ei ole liikidest, mida ei ole veel tekkinud. Et ma neid ei võtaks siia hulka, nad ka teoreetselt peaksid saabuma, aga kui me võtame tõesti miljoneid aastaid, siis võiks ka olla need liigid, mis võiksid hakata evolutsioneeruma, aga see läheb minu ekspertiisist nüüd natukene kaugele. Kagurpidi võttes, eks ole, et mammuti puuga, et kas on Euroopas tume elurikkus? Kui ta on välja surnud, siis ta ei ole enam tumedas elurikkuses. Aga ta on Ameerikas olemas. Kuidas? Ta on Ameerikas olemas. Ta võiks tagasi tulla sealt. Jah, siis võib. Lepime nii kokku, et te jätkate diskussiooni vaheajal ja järgmisena siis räägib